Robi toob uudise. Oli päikseline teisipäeva hommik. Ringutasin magusasti ja ronisin roosade siidlinade vahelt päevavalguse kätte. Linad kuulsid proua Belladonnale, kelle kohver oli teel Rooma kaduma läinud. Sellist võimalust ei saanud ometi kasutamata jätta. Lutikad armastavad luksust, nagu inimesedki. Onu Anton oli juba ärkvel. Ta pikutas käsi põsakil kohvri äärel ja luges värsket ajalehte. Antoni kõrval mõnulesid paar tädi ja tegid joogaharjutusi. Nad istusid silmad kinni rätsepistes ja liigutasid tasakesi koibi. Ka Vello oli varakult üleval ja ähkis võimelda. Regulaarsed puusaringid ja karstamine, kuulutas ta kraanikausi servalt oma raudse tervise saladust. Terve lutikas on sitke lutikas. Haigutasin mõnusasti. Mul ei olnud mingit tahtmist Velloga külmas vees kümmelda. Suve hommikupäike paitas kõhtu, oli vaikne ja helge tunne. Põmaki kostis äkki ukse tagant. Tumaki, põmaki, pumm! Ja siis hakkas keegi kange järjekindlusega välisust kriipima. Vello hüppas kraani alt kohvriservale. Malev relvadele, pröökas ta ja tõstis sõjakalt seebitiki. Vaenlane varitseb, joonduv valvel ja rünnakule. Onu Anton haigutas. Mis vaenlane noomista? Sa Vello lase perel ometi hommikuti pikutada. Kojamees on ilmselt võtme maha unustanud ja lõhub nüüd ukse kallal. Istu ja naudi parem hommikust rahu. Mis rahust sa räägid, märatses seebine Vello. Vaenlane koputas uksele. Iga sõdur teab, et varahommik on ründamiseks kõige magusam aeg. Ainult kohale tuleku ja mahanottimise vaev. Onu Anton vangutas pead ja süvenes uuesti ajalehte. Ka tädid mediteerisid edasi. Ainult mina võtsin onu muret tõsiselt. Pärast eilset direktori kabinetti. Parem karta kui kahetseda. Astusin tilkuvale Vellole lähemale. Võib-olla proovime esialgu kahekesi, pakkusin ma. Vaatame ukse alt, kes see on ja siis mõtleme edasi. Mis mõtleme? Tegutseda tuleb, tänitas Vello. Sel ajal, kui meie siin muneme, ega vaenlane ei maga. Ta rapsas kõhult seebivahtu ja lisas. Aga luurata võib küll. Kes lähedal luurab? Ta istus kiiresti kohvrile. Eks ma siis lähe vaata, ohkasin ma. Vello pilk põletas mu selga, tagasi pöörduda oli hilja. Veel 2 meetrit, 1 ja ma olingi kohal. Mis seal ikka, kui surm, siis surm, pomisesin ma ja viskasin end ukse alla kõhuli. Piilusin ja kuulatasin. Vaenlasest polnud õhkagi. Ukse taga istus taksikoer Robi ja vahtis närviliselt ümbrust. Vello, siin on ainult see kutsikas, kelle me eile Loorega lahti pakkisime. Ajasin end ukse najale istuma. Kergenduslaine lõi pea kohal kokku. Onu Anton tõstis pilgu ajalehelt. Nii palju siis vaenlasest, muigas ta. Sa mees hakkad vanusega ikka puhta lolliks minema. Teinekord ikka mõtle enne, kui kõik jalule ajad. Vello pööras selja. Ettevaatlikkus enne kõike, kiristas ta hambaid. Kui mind poleks, oleksid koristajad teid ammu minema pühkinud. Jätke meelde, valvas pilk ja terav kõrv on kõige võimsamad relvad. Ta hakkas kätekõverdusi tegema. Ma jätsin onud omavahele ja piilusin uuesti ukse alt Robit. Vajuta link alla, ma proovin samal ajal nupust. Võtsin hoogu ja jooksin täie jõuga vastu ust avavat nuppu. Tring, tegi signaal. Nüüd! Kutsikas hüppas ja uks hakkas tasakesi lahti vajuma. Hetk hiljem pistis Robi oma märja nina ukse vahelt sisse. Mul on teile uudiseid, hüüdis ta närviliselt. Ma tulin nii kiiresti, kui sain. Halvad uudised, hingeldas Robi.
ma loodan, et pole veel hilja. Mis juhtus, küsisin ma ja tundsin kõhus kripeldust. Vello pööras valvsalt pead ja kuulatas. Lennuamet tellis kontrolli, kaebas Robi. Peremees ütles just telefonis, et kui kontroll on tehtud, pannakse lennujaam juba paari kuu pärast kinni. Mis asja sa räägid, kargas Vello põrandale. Kes paneb lennujaama kinni? Lennuamet, kordas Robi. Niipea kui peremees neile kontrolli tulemused saadab. Ta on inspektor, tema töö on puhtust kontrollida. Ja ta ütles, et siin läheb kiiresti, sest kõik olevat vana ja ligadi-logadi. Räpasus ja korralagedus, tolm ja sodi. Kukkele see korralagedus, pröökas Vello. Inimesed ei tee muud kui lagastavad ja meie peame päevad läbi tööd rabama, et korda hoida. Alles see oli, kui kirbud Stockholmi lennukist 30 karpi haisvat mädakala välja tassisid ja termiitidega maa alla matsid. Aga eks lehk oli muidugi juba levinud. Pärast tehti lennukis maast laeni remont. Isegi istmed läksid vahetamisele. Minu meelest on siin ka liigagi puhas, tähendas Loore nördinult. Isegi nätsumüük keelati ära, sest koristajad kaebasid. Mu varud on täiesti kokku kuivanud. Paar nädalat tagasi nägin üht vanameest, kes salaja nätsu laua alla kleepis. Aga kui ma kohale jõudsin, olid kirbud selle ammu ära jaganud. Ja konkurents on nii kohutavalt tihe. Mis sodist su peremees räägib? Igal pool tehakse nii kiiresti puhast töö. Onu Anton kratsis kukalt. Loore jutus on iva. Kirpudega tuleks nõu pidada. Neil ei jää kunagi ükski asi kahe silma vahele. Isegi kirpude vanasõna ütleb, et mis laokil, see ära. Kui prahti on juurde tulnud, on kirbud kindlasti midagi märganud. Vello hõõrus rahulolevalt koibi. Otsus tehtud. Algab operatsioon. Kirbud, hüüdis ta ja riputas hambatiku vööle. Tegutseda tuleb kohe. Mismoodi kohe, küsisin ma. Kõigepealt loome side kirpudega, teatas Vello. Kui nad ohtu kinnitavad, siis tuleb asjaga tegeleda. Mingi sulgemine ei tule kõne allagi. Mina oma territooriumi ei loovuta. Vello tõstis sõjakalt hambaorgi. Inspektoril võib õigus olla, arvas onu Anton. Vanasti oli koristajaid palju rohkem ja eks me aitasime ju ka. Aga nüüd Jaaniussid on eksiilis, kiilid plaanivad välja kolida. Muidugi sodi ladestub, ohkas ta. Ohkimine lõpetada, raius Vello. Kõigepealt faktid. Suhtleme kirpudega ja siis vaatame, kas kutsume mehed välja või mitte. Millised mehed? Liigutas Loore kõrvu. Konsiilium, vastas onu Anton. Siin lõhnab konsiiliumi järele. Marss kirpude juurde, lõikas Vello vahele. Minu meelest peavad nad just täna oma iganädalast turgu. Mis meestest ja konsiiliumist te räägite, uuris Loore, kui me Robi seljas teele asusime. See on sütikate ühendkogu, vastas onu Anton ja kratsis kukalt. Minu mäletamist mööda pole seda enam ammu tarvis läinud. Aga kui asi on tõsine, suuri otsuseid me lennujaamas üksinda ei langeta. Meeste konsiilium, unistas Loore ja ristas koivad. Küll on ilus nimi. Hüppasime Robi selga ja asusime teele. Kirbud ootasid.